tere kõigile, mina olen Siki ja täna avame siis Witch Casketti detsembrikuu pakki. See tuli küll paar päeva hiljem, aga noh, arvestades, et detsembrikuu on siis täiesti arusaadav. Nii, hakkame siis pihta, tõstame kasti siia poole ja hakkame avama. Kohe siis raamat, kui on natukene valgusjama, siis sellepärast, et mu tuba ise on väheke tumedama võitu ja ei kannatanud enam hommikuni oodata, et siis päevavalguse all teha. Aga siis raamat kõigega, mis siin kasti sees on. Siis ilus artwork, ma toon lähemale ka. Aga lähemalt vist ei ole nii hästi näha. Nii, tumedad pildid ka, et siis paistab natukene nigelamalt. Aga jah, siin on nagu nõiad ümber ringi ja metsas ja küünlavalgel ja pott nina all, nii et ma juba hakkasin krabama, nii põnevust täis. Altar Blessing Candle Spell Kit on siis siin praegult avamisel. Ma juba rebisin lahti. Nii. On siis valge küünal. 2 koostisosa. Ja siis ka juhend. Ma näitan pilti kaugemalt. Meie Kalevipoja stiilis joonistus nagu siis. Ehk on kirja näha, kui ei ole, ma toon lähemale kaamera. Nii, saab täitsa hakkama, lihtsalt pean tõstma kaamerat natukene, võib-olla on siis kohisemist või muud sellist heli ka taustaks, aga ehk ei ole hullu. Nii. Siis mingi altari boks, jälle väga näha ei ole, aga siit tagantpoolt näitan, siis on enam-vähem aru saada, et ei ole nii samuti. Vau. Vau. See on uhke vidin. Julgen ma seda nüüd sikutada ka. Tühi karbike, ma kohe näitan siin valguse juures. Toon natukene lähemale jälle telefoni. Nii. Väga uhke. Nii, pidin vahepeal korra pausile panema, sest et mulle jalutati tuppa. Nii. Siis on Black Salt Ash Collector. So. Nii, vaatame kohe. Mis siin siis on? Ja põhimõtteliselt nagu viiruki alus puidust, et paned siia püsti põlema ja siis on kohe ilusti siin aluse peal. Nii. Siis on siuke tore kotikene jälle, kõliseb, mingi kelluke või midagi. Nii. Kirja jaoks ma toon lähemale. Saab kõvasti edasi-tagasi siin telefoniga sõita.
setin natukene. Libiseb juba käest ära ka mul see siin kelluke. Siis loomulikult minu lemmik jälle rinnamärgike. Toon jälle nii veel lähedale. Tõesti valgus on halb, aga no, saab hakkama tõesti. Et kui vaatan, kas on mingit sahinat või asja selle video heliga, et siis ma proovin anda endast parima, et saab vaikseks teha või midagi. Siin on mingi huvitav asi. Siin on. Täitsa põnev. Nii. Vaadake. See on nagu see, mis nad ütlevad nüüd selle kohta. Ma põhimõtteliselt nagu lipuka, eks ju, saan riputada üles niimoodi. Mul ei tule nüüd selle nimetus meelde. Seda on ilusti näha isegi kaamera pealt. Ei pea hakkama sikutama. Nii. Järgmiseks mingi kivikene. Kohe vaatame. Mis kivike mul siin on? Nüüd ma pean küll vist kaamera jälle ette tooma. Nii. Pilt ka, nagu alati, väga uhke pilt. Ja kivi. Nii. Järgmine. See vist ongi puidus mingi alus. Võiks siia saab dekoratsiooniks altari peale panna. Väga ilus. Need pisikesed pildid, mis siin peal on. Kas siin on näha? Vist on näha ka enam-vähem. Ei pea kogu aeg sikutama. Nii. Siis on viirukid. Negativity Banishing Incense. Lavender ja rosmariiniga. Et seda ei ole nagu eriti mõttekas just lahti teha, ega kahjuks lõhna veel ei ole läbi telefoni võimalik veel saata. Nii, ja viimane asi. Tore rullikene. Nüüd vaatame, kuidas me selle nüüd näidatud saame. Kas on näha siit midagi? Vist isegi on. Nii, selline on siis detsembri oma. Kontrollin üle, kõik on olemas ja midagi on ka jätnud. Nii. Et see kord on siis üpriski tagasihoidlik. Kui aus olla, siis päris palju manti on nad see aasta ikka saatnud ka. See metallkirstuke on nii äge. Väga uhke. Mõtleme, mis ma sinna sisse panen. Nii kellukene on, kõike on, kivike. Kui ma nüüd vaataks, siis kindlasti, muidugi minu favoriit rinnamärk ja kindlasti see karbike. Et peaks ütlema, et see kuu on nad olnud tõesti tagasihoidlikumad, aga see ei tähenda muidugi seda, et nigelam või midagi, absoluutselt mitte. Et ega ei saagi iga kuu oodata, et tuleb ei tea mis suur hunnik, sest et ideed saavad ju eks ju otsa ja kogu aeg ühte sama asja ju ka ju ei saada. Et väga uhke. Mul meeldib see teema ka, sükene punase ja mustaga selline väga uhke värk. Aga seekord siis selline ja järgmise korrani.